Joo, täielik sadu on. Nagu nägite, teen pitsat jälle. Praegu on isegi vihmavarjuga. Et homme on Brooklini sünnipäev, 3 aastat. Ja lähme teeme siis pitsat. Et see kogu stainast, mis nägite, on siis kogu selle ürituse taines, nüüd ma saan väga hästi enda tööd paremini teha selle hea mikseriga. See nädal on päris mitu küpsetamist olnud, neid teisi ei saanud näidata, privaatüritused. Aga praegu on siuke vihm, et vist lähen, teen ettevalmistus edasi ja näeme, kui olen bussis sees, sest ikka väga kõva vihm on. Õnneks jääb homseks järgi, homme õhtu lubab päikest, nii et te näete küll videot tagant järgi, aga Plessneris päike loojub, ilus ilm, head õlled, nii et tulge kohale, kes, või nüüd on hilja öelda, igatahes tegutseme edasi. Aga tegin selle korrust ära siin. Ma räägin nagu põhiinfluencerid. Ma ei tea, siin on see klapp ja siin on magnet taga ja magnet. Need särgi alla. Valmis. Ma ei tea. Minu arust on käed vaba parem rääkida, aga no heit, igatahes. Ai on puhas, kõik on valmis. Ma toon ühe asi veel. Ehk siis homsed hinnad. Ja tegin siukse sildi. Kutsu mind küpsetama. Mütsi saab osta. Mida link teada, kes tahab. Ja minu jaoks väike to-do-list ka, et mis peab olemas olema, et selle vaatan pärast üle. Aga lihtsalt ma mäletan, et mul oli see error, et läksin eile küpsetama ja tomatipasta kulpi maha, nii et õnneks oli lähedal ja sõitsin järgi. Ei olnud hullu, aga see on päris palju juba. Ma lähen teen kuulid ära ja siis juba sõit sinna, et vahepeal gaasi tankima ja siis lähme juba kohale ja näitame seda koha pealt. Et Brooklynil on 3 aasta sünnipäev. Sinna tuleb keegi veel, kes annab küpsiseid. Ma ei saanudki täpselt aru, aga ühesõnaga vaatame nüüd õllevärki, küpsiseid. Loodan, et homseks on ilm parem. Teen siin veel nipet-nämpet ära ja siis juba kuule tegema, nii et näeme varsti. Keelab muusika vaiksemaks. Tankinud ära, tähendab gaasi tankimas. Kaks liitrit vist ei näinud, aga nii palju siis sai see nädal küpsetatud, et see on mingi 2,5 kilo. Nii, aga nüüd siis sõidame siis küpsetama, et ukse kinni ja sõidame kohale. Kohal siis siin jälle on Plessneris. Paneks asju üles ja nüüd on juba näha, seal on meri ka, aga tänased merid väga ei jõua vaadata, nii et läheme paneme asjad valmis ja hakkame toimetama, et tuleb vist tihe päev jälle. Nii, teen viimase tšeki ja siis vist saame alustada. Panin täna seda mürtsi ka veits välja. Siis väike kuulutus ja menüü ka täna. Need on siis uued. Ehk siis vaatame, kuidas täna päev läheb. Täna on lipp ka, sest ma tegin selle maa aluse. Aga vaatame. Proovime alustada. Et kas ma saan teid siia panna? Teeme esimese karbi valmis. Muusika vaid pane, muidu tuleb see YouTube'i copyright peale. See ka hea ei ole. Igatahes. Tuulin on täna. Saame hakkama. Siia külge selle mee. Väga hea koht. Lisaks munakollane. Täna saab karbonarat ka.
väga hea, et nad siia panna, siis on ruumi. Nii, tainas on valmis. Kella võtan käe poolt. Tundub, et saab vist alustada, kui mul on kõik hästi paigas. Tõsime käed ära, jah. Sorry, I can make you if you want. Okay. I will start earlier, but I try to Okay. settle in. We want margarita. One margarita for sure, and Carbonara. no, I was just saying. The last ones are they're limited today, so as long as the supplies last, that's okay. I will. So let's take margarita and that. Okay. Lipp kukkus pikali. Tegin just sinna raskuse, mõtlesin, et sellest piisab, aga vist oli liiga kerge see raskus. Esimene tellimus siis margarita ja burrata, et täna limited editionina on burratat ka, et proovin pakkuda midagi teistsugust. Ja nii ta läheb. Teeks ühe pepperoni palun. Jah, aga oota siis siin lähedal kuskil. Ma teen Jah, sai. Later. Nii. Täna natuke rahulikum saame rääkida. Praegu on müügist läinud niimoodi, et ma olen müünud 4.35. Ei ole parim. Käibe mõttes ka ei ole kõige suurem, aga täna on nii mõnus rahulik teha. Ma tegin natuke teistmoodi taina. Sel kord ma tegin 62%-lise kellegi autole käima kuulake. Läks. Ühesõnaga, seekord on 62% niiskusega tainas ja tuntavalt parem on käsitleda. Enne tegin 65-st, 62, et see võib-olla tundub, et kilo jahu kohta paned 650 milliliitri asemel 30 milliliitrit vähem, aga suur vahe. Igatahes, meil on täna siin küpsised, teed mulle ühe ka. Bruto. Sünnipäeva küpsis, nii et proovime. Sellised väga mõnusad. Et teeme üks küpsise. Bruto. Väga head. Hästi popp. Tere! I have pizzas. You can see menus here. It's Yeah. Okay, it should be I make it in this oven and freshly made. Okay, next time. Siis kliendid ka nüüd mööda. Väga palju on siin selliseid välismaakeelseid. Et jah, rahvas istub. Aga kuidagi on ära väär aasta, et need Brooklyni pidajad ise ka vaatasid, et kuidagi aeglane algus oli. Aga see ei morjenda. Mina saan rahulikult teha. Mul on kõik hästi. Täna oli ka menüüs burrata. Selline, ehk siis ma ei võtnud väga palju burratat kaasa, sest ma ei tea, kuidas inimesed vastu võtavad, aga siis sai põhimõtteliselt kohe otsa. Küll jah, osade pizzade peal osteti burratat eraldi, aga see on selline asi, mida ei saa üldse kas või väga pikalt säilitada, eks ma tahtsin nad ruttu ära teha. Tänane müü on siis selline. Ja inimesed siin ainult liiguvad ja on, et vaatame, kas tuleb keegi veel. Tegelikult kell on juba veerand 10.
nii, nüüd on see, et siis tahaksin endale tegema seda carbonaarat, lemmik. Ja ülihea. Tegin endale. Hakkasin filmimist peaaegu lõpetama. Ja siis tuli. Kas te töötate veel? Igatahes. Kohe näitan. Seal on lõppes mingi üritus. Need kõik tulevad ära. Eks ma olen see nii kaua siin, kui need ära lähevad. Ja siis vaatame edasi. Kas? Lähme ka ära. Kell on juba 22, eks. Väga paljud inimesed sõidavad minema. Vaatame, kas tuleb keegi. Palju on mõelda, et teed Noblessnerist pitsat ja rahvas sõidab sust mööda. Ei hullu, paljud on juba saanud, nii et varsti lõpetame. Aga see carbonara, pecorino juust, mozzarella, guanciale ja munakollane. Väga rahul, väga meeldib. Kes järgmine tuleb ja mõtleb, mida võtta, siis proovige valge põhjaga pitsat, et alati ei pea pitsa olema punase põhjaga. Siin see guanciale, tsink ja munakollane annab tšuks hea kombo, et seda veel natuke täiustab pecorino juust, mis on siis lambapiima kõvejuust. Nii et väga soovitan, kes tuleb mul võtma seda ja see on menüüs, siis proovige. Hakkame siis päeva kokku võtma. 22.41 teeme siin viimase pitsa. Ja ehk siis viimase pitsa neile, Stevile ja naisele. Et lõpetame õhtu ära, keeran ahe kinni ja lähme räägime nendega natuke juttu, et täna oli selline päev. Käivet tuli vähem kui muidu, aga ma sain rohkem õppida ja ise katsetada, nii et lähme räägime natuke Stevie ja nendega juttu ja siis vaatame edasi. The next day. Eile lõppes ära see värk seal ja natuke veel rääkisime, 12:30 vist lõpetasin ära ja tegelikult ma jäin rahule, ma sain katsetada uut ainast, natukene keerutamisviisi teistsuguseks ja carbonara singi lõikamine ka teistmoodi. Tundus, et nad olid nagu natuke pettunud, et nad ei saanud mulle nii palju klienti teha, aga ei ole hullu, me lähme 3. juuli sinna uuesti, ehk siis pangi juba kalendrisse 3. juuli. Brooklynis on siis mõlema omaniku nii-öelda sünnipäeva tähistamine, paar päeva enne on nende sünnipäevad. Ja siis teeme seal veel pitsat. Mõtlen, et vist tooks ühe uue nii-öelda menüü ka sinna, mida ma pole seal teinud. Ja ega siis näeme seal. Nüüd on jälle see klassikaline, et hakkan bussi koristama. Ja siis on ka see värk, et korra aastas tuleks ikkagi mootori selliga vahetada. Mingi 15 või 20 või 30 000. Kilti pole täis, aga see on vähim, mis ma sellele mootorile teha saan, nii et teeme selle ka täna ära. Aga praegu ma hakkan lihtsalt koristama. Nii, see Fordi hooldus siis suhteliselt lihtne. Põhimõtteliselt vana õli välja, siis vahetame õlifiltri ka ära, paneme õlifiltri tagasi, paneme uue õli sisse ja ongi õlivahetus tehtud, ei midagi keerulist. Lisaks vahetame ära veel selle salongifiltri, vahetame ära õlifiltri ja vahetame ära lisaks ka kütusefiltri. Kõik asjad on olemas. Nii et hakkame aina tööle. Ohu, paneme kinni. Ühesõnaga, on jõudnud järgmisesse küpsetuskohta. Täna on juba päris soe. Ma olen valmis. Ootan siis seda kutset ütlemist, kui võib küpsetama hakata. Ja jälle järgmise soovis. Aga kuna tegemist on siis selle privaatüritusega, siis väga palju ei näita kohalikku elu, vaid proovin see hästi pikka timelapse'i panna, nii et te vaadake see lõpuni. Pange ikka like, subscribe ja näeme juba järgmiste videodega, et
siin ainuke asi, mis on siis 3. juuli Brooklynis tulge kohale. Stevie ja ta naise sünnipäeva tähistamine ja siis sealt edasi juba hakkab Vormsi Vibe lähenema, nii et see nädal lõpp, mis on vist 18, 19 või 17, 18 juuli, tulges Vormsi Vibe'ile, nii et näeme seal ja nüüd vaadaks siis timelapsi. The next day. Nii, lõpetasin just bussi koristamise. Kõik pinnad ilusti puhtad, põrand puhas. Üks asi peale seda hooldust ei veel tegemata. Ehk siis siin on see kleps eelmisest korrast ja ostsin täiest Fordi OM sellega peale. Siis on nagu tip-top. Et paneme selle kõik ära. Kuigi see ei muuda mitte midagi, aga 362 tegin hoolduse 368 oleks peanud, ehk siis 6000 ja veel varuks. Väga tihti ei sõida, aga siis on peale. Fordi, nagu oleks esinduses käinud. Aga nii, sellega lõpetame ja näeme järgmine kord.